Armas raamatukogu rahvas, head kuulajad. Suur tänu raamatukogude teema-aasta õnnestumisele kaasaaitamise eest. See on olnud aeg, kui raamatukogud on öelnud selgelt. Oleme kogukonnakeskus, teadmiste keskus ning meie juures on mõnus ja hea olla. Tänu sellele, et raamatukogude aastal on toimunud üle 2000 sündmuse, on raamatukogu tähendus laiemaks muutunud. Tegelikult on muidugi sündmusi toimunud palju rohkem, sest meie pühendunud raamatukogu töötajad on aasta jooksul suuremat tähelepanu kavalalt ära kasutanud. Raamatukogud vaatavad tulevikku ja mängivad üha suuremat rolli kogukonnakeskustena. Aina rohkem inimesi ei tule enam raamatukokku ainult raamatut laenutama, vaid ka mitmesuguseid teenuseid kasutama või kultuuri nautima. Ja mis seal salata? Raamatukogu on nii mõneski paigas veel see viimane paik, mille kaudu omavalitsus ja riik on inimesele piisavalt lähedal. Eesti enam kui 860 raamatukogu on võimas võrgustik ning me peame seda hoidma, sest päevakorral on ääremaastumine ja keeruline ligipääs teenustele. Lõppevast teema-aastast on kaasa võtta mitu korda läinud sündmust, millest võiks kujuneda traditsioon. Näiteks suur üle-eestiline lugemistund, raamatukoguöö või mõistatamismäng. Oleme kõik tänu raamatukogude aastale kogemuse võrra rikkamad. Julgustan alustatud koostööd ja ühiselt uute asjade korraldamist jätkama. Sellest on võite kõigil. Aitäh, armas raamatukogu pere, et tõite raamatukogud inimestele lähemale. Tegite seda sooja südamega. Üheskoos muudame raamatukogud järjest tugevamateks. Head peagi algavat liikumisaastat. Tere! Aasta hakkab lõpule jõudma. Ei olnud üleliia kerge ega rõõmsameelne aasta. Vanadele muredele tuli uusi juurde ja lõppu ega lahendust päriselt ei paista. Samas ei ole me nina norgu lasknud ega kavatse seda ka teha. Kui me laseksime end rajalt lükata, loobuksime tegemast kõike, milleks oleme kutsutud ja seatud, siis oleks vastalisel juba pool võitu käes. Olgu selleks vastaliseks vaesus, viirus või midagi kedagi veel koledamat. Ilu on vaataja silmades ning me oleme leidnud jõudu nii näha kui teha. Meil oli teiega raamatukogude aasta. Raamatukogud on läbi aegade olnud soojuse ja valguse pesakesed külmas talves, mitmes mõttes. Südamesoojuse ja vaimuvalguse pesakesed. Aga ka paigad, kuhu lihtsalt sisse astuda, tunda end soojendatu ja hoituna. Kohad sisukateks vestlusteks ja meelerahu taastamiseks. Raamatukogu on aegade algusest palju enamat kui üksnes koht, kust raamatuid võtta ja kuhu jätta, vähemalt Eestis. Kus on raamatukogu, seal on ka elu. Ja kus on elu, sinna tekib kindlasti ka raamatukogu. Tänan kõiki, kes raamatukogude aasta tegemistes kaasa lõid. Meid oli rohkesti, küllap enam kui kunagi varem. Ainuüksi mitmesuguseid sündmusi jagus aastasse üle 2000, 6-7 ettevõtmist, iga jumala päev. Inimesed ei ole kaotanud teed raamatukokku, vastupidi, huvi on üha enam. Ka raamatukogud ise tunnevad üha suuremat rõõmu, kui saavad välja mõelda ja teoks teha üha mitmekesisemaid kultuuritegusid. Kõige tehtu ja teoksil oleva eest veel kord suur aitäh! Raamatukogude aasta võib ju ametlikult otsa saada, ent tegelikult on iga viimane kui aasta raamatukogude aasta. Aasta raamatukogudes ja raamatukogudega. Täna, homme ja igavesti. See, mida me üheskoos iga päev kirjutame, on Eesti rahva ja Eesti raamatukogude lugu. Tehkem lugu ja saagu meid palju. Häid raamatukogude aastaid!